armastus toidu iseenda ja veel kellegi väga erilise järele on see, mis tõi avalikkuse ette tänaseks armastatud blogija Merilin Taimre ehk Paljas porgand. Tere! Merilin, täna on sul meile üks tervislik retsept. Tervislik ja imelihtne. Me hakkame tegema komme. Põhimõtteliselt jah. Mis kommid need on? Kes on kursis sellise USA väga armastatud maiusega nagu Reese's Peanut Butter Cups ehk siis maapähkli või korvikesed, siis teab täpselt, millega siin tegu hakkab olema, sest me hakkame tegema täpselt seda sama. Ainult, et siis tervislikumalt ja lihtsamalt, kodusemalt ja täpselt enda selliste maitse-eelistuste järgi. Merilin, sulle on tulnud välja mitu kokaraamatut. Kui sul kokka sa kodus oled? Mul on 3 kokaraamatut. Ilmselgelt ma olen väga suur kokka ja ma põhimõtteliselt teen kõik toidud ise endale. Alati? 3 korda vähemalt? Ja, kui just mitte rohkem. Aga kui ma väljas söömas käin, siis ma lihtsalt jälgin väga, mida ma söön, nagu et asi oleks tervislik ja toitev. Mida sa hommikuks sööd siis? Hommikuti ma armastan putru. Kui ma hommikul putru ei söö, siis ma leian päeva jooksul aja, mil ma söön putru ikkagi. Nii, mina söön tavaliselt kaeraelbe putru. Mis sina sööd? Ainult kaeraelbaid. Et ma teen tavaliselt pooleks kaeraelbaid ja kaerakliid, sest mulle meeldib, kus kaerakliid teevad pudru eriti kohevaks ja eriti nagu seovad ära selle. Mina teen tavaliselt niimoodi, et ma panen lihtsalt veega keema, eks, siis pärast lisan sinna marju igast asju. Kuidas sina teed? Mul tegelikult on sellele vastav raamat täiesti olemas, siit sa saad väga palju nippe, kuidas teha erilisemalt, et ma teangi, et klassikaline ongi kas vee või piimaga, peale moos või lihtsalt marjad. Maapähkli või õige koha avasid. Jaa, täiesti kohe, kusjuures meil oli Ott Kiirikas oli külas ja tema ütles, et üks tema lemmikuid pudrusid tema naise lapsele samamoodi meeldib on maapähkli võiga. Ta ütles, et see teeb hästi kreemiseks. Sa mainisid vahepeal ka vegantoitu ja taimetoitu. Kuidas see su ellu kuulub? Ma olengi selline 90% taimne toituja. Ma mingi hetk olin täiesti vegan, selles mõttes, et ma ei klassifitseerinud ennast veganina, sest ma ei olnud see, kes saab näpuga taga, et kui siin kuskil ema kasutas tilgapiima, siis ma nagu ei söö, et mul seda ei olnud. Küll aga ma armastan vegan toitu, ma austan veganeid südames, sest mul on ka järgmine raamat tegelikult on tulemas vegan toitudest. Et mulle meeldib kõik see, mida nad pooldavad ja mis on nende ellusuhtumine ja ma ise olen suur loomaarmastaja. Nii et põhimõtteliselt liha ma ei tarbi, küll aga ma tarbin kala, seepärast, et tuli välja, et mul on talumatus enamike ubade vastu ja samamoodi ka soja vastu. Mina olen 8 aastat olnud peamiselt puuvilja peale, et ma ei tea, ma pole väga muretsenud. Toortoite? Väga palju, ma tunnen ennast kõige kergemini, kui ma olen toortoitu. Et puuviljad on raudselt mu suur armastus. Kõige lahedam selle retsepti juures, miks ma just ka selle valisin, siin ongi vaja ainult põhimõtteliselt 3 koostisosa tegelikult. Aga me lisame siis ka pähkleid, et anda natukene niisugust mõnusat krõmpsu juurde. Teine võimalus on lihtsalt võtta näiteks tükiline maapähklivõi, ehk siis see crunchy maapähklivõi. Aga lisame Himalaia soola ka, meil on siin praegu vaata meresool, aga väga vahet ei ole, kas meresool või Himalaia soolaga, et anda just seda soolast maitset. Kui nüüd selle retsepti juures valida endale pähklivõi, siis ma ütlesin, mina eelistaksin crunchit. Kõige olulisem on siiski, et oleks naturaalne pähklivõi, et ei oleks need kommertspähklivõid, mis sisaldavad igasugust palmirasva ja suhkrut ja juba lisatud soola. Et me tahame kõik hoida võimalikult naturaalsena, et meie käes oleks see võim, kui soolast me tahame. Ja et anda talle seda magusat poolt juurde, mina ise, mul ei ole kodus kunagi valget suhkrut, mul tegelikult ei ole üldse suhkruid, ma nüüd muretsesin kookossuhkru, sest mulle meeldib karamelliseerida vahepeal banaane või midagi siukest, aga me kasutame vahtrasiirupit. Et mina soovitan kindlasti kasutada kas vahtrasiirupit või kui te ei ole näiteks vegan, siis mett, et neil on alati mingisugused lisaväärtused juures, kui see, et kasutad lihtsalt lauasuhkrut. Just ja kaavisiirup samamoodi enamuses lihtsalt fruktoos, et vahtrasiirup on kindlasti parem valik, ma olen täiesti nõus sinuga. Ma lasen sinul juhtida ja siis aitan sind nende kommide täitmisel, et ütle mulle, mis peab tegema, ma saan nagu aidata sind. Tegelikult see on nii lihtne, et te võite anda selle 3-aastasele lapsele ka ja ta saab sellega hakkama. Aga põhimõtteliselt segamegi kõik kokku. Meil on siin 200 grammi maapähklivõid naturaalselt. Ahah, nii, siis järgmisena kohe see vops sisse. Ja 100 grammi kookosõli. Et kookosõli võiks olla kas väga toasoe, nii et ta oleks võimalikult pehme vedel kergesti segatav, et lisame siis 100 grammi pehmet kookosõli.
ja siis vahtrasiirup peale. Ja 50 grammi vahtrasiirupit. Merilin, palju sinu piltidest on trennist? Kui suur osa trenn su elust on? Iga päev ma ikkagi üritan liikuda võimalikult palju ja trenni otseselt jõusaali teen ma siis 5 korda nädalas, aga kui ma just jõusaali ei lähe, siis mulle meeldib ikkagi jooksmas käia. Selline ülimõnus koostis on juba tulnud. Ma vaatan, et põhiline väljakutse on see, et me saaksime need kookosrasva tükid siin pehmeks, et selles mõttes võib-olla küll on lihtsam nagu võtta see vedel. Kui ta on sulanud, siis ta läheb kohe. Aga jah, ma armastan trenni, mul kuidagi need endorfiinid, mis pärast vallanduvad ja lihtsalt siuke hea enesetunne ja see on minu viis saada eemale mu tööst, kuigi tegelikult võiks öelda, et trenn on ka mu töö. Minu trennid on, oleneb täiesti, kas ma teen ainult kardiot või jõudu, sellised 3/4 tundi on kardioga ja kuni vahepeal on läinud ka siuke 2,5 tundi ilusti, kui ma teen korraliku jalapäeva ja kui on mingisugused sõbrad või tuttavad või keegi jälgijatest seal mul trennis olemas, siis mul kohe nagu läheb trenn pikemaks. Jälgimas? Ei, ma mõtlen nagu kui kohtun mingisuguse jälgija või lugejaga. Mis sa mõtled, inimesed tulevad vaatama nagu teatrisse ja Merilin teeb trenni? No seda on juhtunud ka, ärva ütle ei näe. Nii, ja nüüd on siis põhiline ülesanne saada sinna sisse see. Jah. Näitame ka, mis meil on, eks ju, selline kreemine segu, väga maitsev, kergelt soolane, aga natuke magus ka. Kui see segu on nüüd siin olemas, siis paneme külma või? Jah, siis ta läheb sügav külma, nii läheb kõige kiiremini, et ma eeldan, et me kõik oleme kannatamatud, et seda ära süüa. Merilin, sa oled võtnud sõna ka toitumishäirete kohta, et kuidas see su elu puudutanud on? Mis see sinu häire oli? Põhimõtteliselt kombineeritud oligi, et algas lihtsalt sellest, et jälgisin meeletult mis nagu need toidud sisaldavad, palju täpsemalt kaloreid, kõik pidi olema alla 100 kalori 100 grammi kohta, muidu ma seda suhu ei pannud. Lõppes sellega, et oli tugev anoreksia, kus lihtsalt nagu väiti ta toitu siis maksimaalselt. Et ja vaheldus siis nii-öelda ülesöömishoogudega. Anoreksia pluss bulimia. Anoreksia ja siis ortoreksia rohkem. Ortoreksia. Ortoreksia on siis see, kus et sa ei julge elu sees suhu panna midagi, mis võib sisaldada kas suhkrut või midagi, et isegi kui minu toidud on väga puhtad ja seda rohkem tervislikel põhjustel, siis ma naerangi alati sõpru, kui me käime väljas ja nad ütlevad, et sina ju kooki ei söö, et sulle ma ei hakka isegi pakkuma ja siis ma ütlen, söön küll, ma söön ka kooki, ma armastan ka kõike süüa, aga lihtsalt see, et ma teen teadlikke valikuid, et 90% ajast ma toitun tervislikult, siis ma tean, et see 10% ma võin lubada endale, mis ma tahan. Ja kuna ma teen ka trenni, siis ma ei pea põdema igasuguse väiksema patustamise pärast. Tundub, et praegu sa oled ju hästi sellest välja tulnud. Jah. Inspireeriv kindlasti paljudele. Jah, väga-väga paljud on pöördunud minu poole ja öelnud, et nad on reaalselt seljatanud selle tänu mulle. Just hiljuti oli üks tüdruk, keda ma mäletan, said mulle 2 aastat tagasi endast pildi, ütles, aga mina tahan 45 kilo kaaluda. Ja ta oli 175 pikk, nii et kindlasti kohe mitte tervislik kehakaal, aga inimesel oli tekkinud selline kindel nagu eesmärk ja see oli kahjuks sundmõte ja kahjuks oli kaalunumber. Et küll oleks tore, kui me suudaksime nii enesekindlalt ja nii püsivalt pürgida oma unistuste poole või mille iganes hea ja ilusa poole, aga ei, see peab olema ikkagi kaalunumber. Ja siis nüüd saatiski mulle pildi, et näe, ma kaalun 55, ma olen tervislikum ja ilusam kui kunagi varem ta lõires, nii et ta oli selgroog ja kõik oli väljas, ta pildistaski oma kehakonte. Väga hästi ütled tegelikult, et kui meil tuleb nii tugev sundmõte, see näitab, milleks me võimelised oleme, et me saaksime selle fookuse suunata hoopis kuhugi mujale. Ja, et kui sa oled suuteline oma keha nii-öelda instinkti vältima, ehk siis keha ütleb sulle söö, ma ei tea, sama hästi, et maga ja sa suudad olla päevi üleval, et see peab olema ikka tugev tahe, et seda teha. Samamoodi kui keha ütleb tegelikult sulle, et söö, ma tahan, et sa sööd ja sa suudad isudele, näljatundele, kõigele vastu hakata, siis mõtle, kui tugev inimesed tegelikult oled. Mida ma ka blogis olen maininud, on see, et tegelikult need kõige tugevamad inimesed ja nii-öelda perfektsionistid ja siuksed karjääriinimesed ongi need, kes on kõige suuremas ohutsoonis, sest neil on see vaimne tugevus nii olemas, et nad suudavad ennast viia sinna kriitilisele tasemele. Räägi, kas sa said aru ka sellest, et mis su trigger oli, mis nagu selle valla päästis? Jah, sain aru
tollase kaaslase pisikesed märkused siin ja seal ja mingi hetk sa hakkad märkama, et issand, äkki ma peakski kõhnem olema või äkki ma pole piisav. Aga kusjuures on isegi pöördunud minu poole üks tüdruk, kes ütles, et ta ema tegelikult on see, kes teda kõige rohkem mõnitab. Ütleb, et sa ei tohi nii palju süüa ja sa oled paks ja sa veered ringi ja 13-aastasele tüdrukule, kui ema ütleb, et sa oled paks, mida sa siis võib lapsega teha? Selle jutu peale on niimoodi, et meie tunneme ennast täna täiesti piisavana, sest et me hakkame sööma väga rasvaseid ja hästi maitsvaid komme. Jah, neid me võime lubada. Me viime need nüüd külmkappi ja siis maitseme.